tekstiili tootmine on või kogu siis see tööstusharu tekstiil ja mood on siis oma saastavuselt teine tööstusharu maailmas. Kasvuhoonegaaside kogu heide on 1,2 miljardit tonni aastas. See on rohkem kui kogu õhu ja meretranspordil kokku. Ja kui vaadata, kuhu me siis oma sellise tootmisega oleme jõudnud, siis igasugused uurimused väidavad, et kui me samamoodi jätkame, siis aastaks 2050 me vajaksime 3 planeeti selleks, et nii suurel hulgal ressursse toota. Need jäätmehulgad, mis tekivad sellest tööstusharust, on juba nii suureks kasvanud, et me ei ole võimelised nendega mitte kuidagi hakkama saama. Ja see ongi väga lihtsalt öeldes see põhjus, miks tuleb teha seda, mis me teeme. Mina olen Reet Aus, olen ettevõtja, moedisainer ja vanemteadur Eesti Kunstiakadeemias. Ma arvan, et kuskil aastast 2002 olen ma teinud oma kollektsioone juba upcycling meetodil, mis tähendab seda, et ma uut kangast ei osta. Kõik rõivad, mida te ka siin ruumis näete, kõik rõivad, mis sellest ajast oleme disaininud ja valmistanud, on siis valminud olemasolevast kangast ehk siis teiste ülejääkidest. Kuskil nii 7-8 aastat tagasi sattusin ma esimest korda Bangladeshi ja nägin siis oma silmaga masstööstust. Kui me räägime rõiva tootmisest, siis see, mis toimub siis tehases, sealt keskmiselt 20–25% jääb seal jäätmena maha. Ja eks loomulikult need ettevõtted ei ole jäätmekäitlusettevõtted ja paljudes riikides, näiteks nagu ka Bangladesh puudub tegelikult selline meile arusaadav jäätmekäitlussüsteem. Ja see ongi see koht, kus sama ringmajandus osutub äärmiselt vajalikuks meile kõigile, mitte ainult Aasias, vaid tegelikult ka Euroopas. Ja seetõttu me töötasimegi siis koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudiga välja sertifitseerimissüsteemi UpMade. UpMade'i võib-olla selline kõige suurem eelis ongi see, et ta tegelikult toob tootjale täieliku läbipaistvuse, aitab teha keskkonnaarvutused, et aru saada, kui palju me siis tegelikult võidame. Mingi aeg tagasi oli meil sertifitseeritud 4 tehast. Jätkame tehaste sertifitseerimist, et siis globaalsel tasandil aidata seda probleemi lahendada ja loomulikult ka siin kohapeal Eestis. See on üks küsimus, mida ma olen ka palju saanud, et kus siin siis need riided on, mis ülejääkides tehtud on. See näiteks on meie selline noolesärk, mis siis sümboliseerib ka seda sama materjali tõusmist tema eluahelas ehk siis ülespoole, sellest ka see nool. Ja UpMade'i üks põhimõte on ka see alati, et me toodame selles tehases, kus need ülejäägid tekivad, et me ei transpordi seda ülejääki. Kõik see, mida siis väärtustavalt taaskasutada ei saa, peaks minema ümbertöötlusesse ehk recyclingusse. See on üks toode, mis on tõepoolest valmistatud, see lõng on valmistatud 100% kasutatud teksapükstest. Loomulikult seesama ümbertöötlus on tunduvalt keerulisem, pikaaegsem, tunduvalt kallim protsess kui seesama väärtustava taaskasutuse protsess, kus sa saad selles samas tehases need ülejäägid juba nii-öelda tagasi ringlusesse tuua. Aga kuna meie väga suureks jäätmeprobleemiks siin Euroopas just nimelt on tekstiilijääde, ja mitte ainult siin, ka teistes piirkondades, ja tekstiilijääde just nimelt kasutatud rõiva kontekstis, siis selline lihtne lahendus kahtlemata on äärmiselt vajalik. Loomulikult sellest samast ringmajandusmudelist lähtuvalt on seesama upcycling või see, millega meie siin tegelikult tegeleme, üks selline väike ideaalne mudel, väike utoopia. Me oleme siis oma kaubamärgi sees suutnud selle mõtte teoks teha, et kõik, mis me loome olemasolevast materjalist, meie tooted, me teame täpselt, kust nad tulevad, mis materjalist nad tehtud on, me teame täpselt, milline on nende keskkonnamõju, ehk siis tegelikult me lahendame ühte probleemi, koristame teiste järgi ja tänu sellele siis meie tooted tegelikult on positiivse keskkonnamõjuga. Ja loomulikult me oleme üsna pisikesed, aga meie selline näide peaks olema väikeseks tõestuseks tegelikult, et seda on võimalik teha ka suurel skaalal, et need lahendused näiteks akadeemilisel või siis sellisel väikeettevõtluse ja katsetuse tasemel on kõik olemas, need tuleb lihtsalt viia siis nagu masstootmisse.